alt ära võetud ja siis on nüüd nagu seal piltide pealt oli, et on täidetud peenkillustikuga. Ja siin nüüd ütleme, see ein kasvab läbi, sellest ei ole mitte midagi, see nüüd on ära trimmerdatud ja siia läheb 6 killukiht läheb peale ja siis läheb sõelmed lähevad nagu, tähendab, peenkild läheb nüüd peale, siis paneme riide ja siis paneme selle peensõelme. Ja siin on nüüd selline asi, et vaata, siin on, et on ringikujuline. Muidu kui oleks tavaline maapind, siis ongi, et võtad selle keskkoha, teed lauaga, teed ringi ära. Mina ei soovita nööriga ringi teha, sellepärast, et nööriga on ikkagi ta natukene mingil määral ikkagi liigub. Venib ja, et pigem siis kas traadiga või siis no laud on nagu kõige lollikindlam. Aga kuna siin on see kivi keskel ja siis lihtsalt ongi, tuleb lihtsalt oma loomingut kasutada, lähed siit järjest ja sul on põhimõtteliselt on olemas. Ja siis alati on see, et ükstaskõik kust kohast sa alustad, aga et kuna meil siin on see välisring on konkreetne asi, siis teeme välisringi teeme enne. Et muidu, kui välimist seda piiri ei ole, siis alustaks nagu keskel, hakkaks nagu väljapoole tulema. Aga kuna meil siin on see välisring on nagu see põhiasi, siis me alustamegi välisringist. Et kas jälgid loodust, maapinda, et kuidas sa laod, või siis ongi, et nivelliga paned kõrgused paika ja jälgid seda kõrgust. Ja kohaliku maastiku jälgid. Et me saaksime enam-vähem praegu selle kindla, et me pärast, kui siin paekivi hakkame panema, siis me paekivi ikkagi konkreetselt lähme sellega kohe. Et praegu me tõmbame enam-vähem. Keskpuuga ka, kui tihendab, teeb sellest, kui viil paneb selle kinni. Alati on iga Vaata, niimoodi on praegu õige. Ma arvan, et siin on ta ikkagi ühel tasapinnal ja siis me viskame kalde. Ühesõnaga kõrgem punkt, madalam punkt. Sest siia läheb veel. Nii peab olema. Siia läheb veel täiget. Mul oleks siia vähemalt 2 ämbrit vaja praegu selle koha peale. Loodiga lähed, vaatad, et niipidi oleks nagu sirge loodis. Et kui niipidi lähed, et siis peab minema keskelt peab kõrgemaks. Ja. Praegu me otsustasime, et need on meil 0 punktid, eks ju. Nii. Kuna selle kivi suhtes on see 0 punkt liiga madalal, siin on näha, siin on juba pinnas ja mis iganes, siis me peame kas 0 punkti tõstma selles osas, et see floora ja fauna jääks meil killu sisse. Või teine variant on see, et me unustame ära kogu selle loodimise ja hakkame siit maalt tulema ühel tasapinnal loomulikult ümber kivi, hakkame kohe andma kallet välja. Nii, ja Jüri, ütle nüüd sina. Ja kolmas variant on see, et siin me lihtsalt hakkame kivi valima, paekivi, et kui me siia paneme näiteks 10-sendise kivi, et siis sinna päris äärte, nagu siin, et ongi see üks probleemne koht, et siia paneme õhema kivi. Jah, okei, panemegi. Jah, see on mõistlik. Jälle korralik ringi. Et siin nüüd hakkab seda loodi vaatama. Ma järgin. Tõmmata, et seda mis suhtusel jälgida ja siis seda jälgida ja lihtsalt tõmmatagi
tõmmatagi. Ja siis jah, paneb nüüd ütleme mingi mõne väikse kivitükikese või asja paneb ka peale. Siit tõmbaks seda nagu siiapoole natuke kuidagi väga välja. Jaa, kõik küll. Tundub. Jaa. Ma ei tea. Ma ei tundub. Praegu kahele poole saab laiali ka lõpuks. See kus nüüd Praegu nad tõmbab sellega nüüd ütleme, et näed niimoodi ära. Missugune serv ütleme, et välja poole läheks. Ma arvan, et jätaks selle välja ja siia saab panna ühe kiiluga osa juurde mingi, siit edasi minna. Ei, mina jätaks just selle poole jätaks välja. No, jätame selle poole välja. Ma panen kindlad kätte siis. Ongi kindlad kätte ja... Mis põhimõttel, mis pärast see on parem? Sellepärast, et on sirge serv, et siis ta jääbki konkreetselt see, sest et ega me siin päris nii kumerat me ei saa, siis me peame hakkama põhimõtteliselt kõike lõikama. Ja vaata, sellel on muidu, et pärast pead siia sellise mingisuguse kolmnurk selle. Jah, aga vaata välja. Kõik ei saa suurt ka panna. Jah, aga vaata välja poole, kui jääb see kiil, no et siis on nagu aru saadud, aga tõstame siis. Aga vaata, siin ongi nüüd selline asi, et vaata, mina pigem ei tõstaks, et mina pigem ikkagi lohistaks. Vaata, siin on meid praegu palju. Nii, oota. Nüüd sa lohistad selle alust. Jaa, aga... Nüüd saab selle loodiga paika panna. Ja Jaamriga koputada. Ja nüüd on jah, et loodiga paik, või tähendab, nüüd me peame vaatama, et see välisserv on. No siin. Veel. Ütleme, et see nurk on paigas. Ja nüüd siis tuleb jah, ja siis siia nurk on. Et see nurk nüüd jätta jah, et ta ära ei liiguks. Liiguta korra tagasi seda poomi. Peaks olema. Jaa. No ta peabki nüüd olema kaldega sinnapoole, jah. Ta on suure kaldega. Noh, ütleme, et selle kivi võtad. Paned ta vaatad, et vaatri pikkuses. Näed, ütleme, et paneme. Kas sellist kivi tõstma siia nüüd? Paneme selle korraks siia paika. Kõrgemalt saada. Mullid on jah, seda. No vaata, siis sellepärast ongi näed, et kivid on erineva paksusega. Et me võime seda aluspinda täita siin, ma ei tea, millimeetri peal. Aga sellest on vähe sool. Aga sa paned järjest või kuidas sa paned? Ei, järjest jah, aga ma ütlen, et näed, et näiteks et jälgida oleks parem, et sa ei pea igat kivi tohutult nagu jälgima. Teed ühe majaka kaugama. Et näed, paned selle, paned siia. No selge. Ei, see jääb kõrge. See on kõrge. Tuhka alla tõmmata ei, äkki. too siia natukene seda, tõmba siia seda tuhka alla, tõmba siit samas. Natukene veel. Nii, jah. No, ja nüüd see kivi las olla, nüüd hakkame siit järjest tulema. Ja kui on veel ütleme nurgakivid, et siis valid välja, need paned täielikult eraldi, et sa neid lihtsalt, kui on nurk kuskilest, siis sa ära ei lähe. Las mehed vaatavad. See normaalne huuk on 3-5 senti minu meelest vabamöösel looduskivil. Siia vastu ja see jääb välja poole. No näed, ongi olemas, vaat kui hea. Ja siin ka alati võib ka nagu mõelda niimoodi nagu... Ja nüüd jah, et vaatad, et näed, et see nurk on siin ilus. See käru läheb katki. See käru ei lähe midagi katki.
käru ei lähe kõik, kast läheb. Ma näitan, kuidas üksi näed. Ja siis ei võta mitte siit sangast ei võta kinni. Aga näed siit kärust sellest. Keerad nii. Mis iganes sõidad kuhu vaja. Sõidad kuhu vaja. Kurjam küll ja aluspõhi jälle paigast ära. No näed, siin nüüd ongi. Siit tahab ära saada ja siia poole tahab alla Sest saada. ta sealtpoolt on tunduvalt paksem. Jah. Võtad siia. Võtad siit sama. Ja pärast klompima pärast. Ja pärast meisliga Klombib ära. Klombib ära, jah. Aga teine asi on see, et kui tal on teine. Välimust ilusamaks, et pealt vaadata ei saa nagu aru, et oleks midagi lõigatud. Ja siis siin ka ütleme, kui on selline asi natukene, nagu siin praegu on, et siis proovida lüüa. See on kiil, jah. Lüüa seda natukene ära. Mis ta hind on? Hind ja see lähevad kokku, et see on jälle On natukene kas seespool või väljapool. Nii tuleme taga siiapoole nüüd. Natukene tagasi. Et jah. Ütleme, kui on niimoodi sirge serv, et siis siit poolt jääb natukene sissepoole ja nurgad jäävad natukene väljapoole. Jah, kui tõsta jõuab, siis on väga hea, aga kui ei jõua, siis ikkagi ainult kantida. Eks alguses jõuavad kõik tõsta, aga kui sa päev otsa ära neid tõstad, siis eriti enam ei jõua. Lohistame ta korraks paika, vaatame ära ja siis hakkame alles edasi vaatama, mis tast kes ta näiteks tahab saada. Nüüd tulebki jälgida seda. Siis võib seda nukkas sealt ju ära toksida. See on siuke sobiv või? Jaa, aga sest et iseenesest see, et siit on niimoodi selline auk, see tegelikult ei häiri. Ja vaata, väga paljudel asjadel on ka see, et ta võib alguses, kui on poolik töö, siis nagu häirib, aga kui on ta valmis ja siis võtab selle kivi ära, tuleb ta ka siia. Seda peab ta kuidagi paika lohtama. Et seda saab ka pärastpoole, et kui sul järgmine kivi on ka paigas, et siis ta saab ka veel vaadata. Muuk jääb liiga... Jah, siin võib seda alumist seda natukene maha lüüa, aga põhimõtteliselt lõika ja... Mõtled seda auku teed. Kas see on... Kui kellegi külm hakkab, siis... Vaata, mis sul tagant võrku. Kohe. Ma arvan, et see on okei, jah? Siis on nii. Järgmine. Ja nüüd on Maa-ameti kaarti praegu tõesti vaadates nagu kõik joon lauaga selle tõmmale. Seda on nii täpselt vaadatud, jah. Aga õnneks oli olumisi küll alles, aga hästi kogu aeg joone, kuidas nad vanasti... See tuleb siia. Jah. Siis anname selle ja nüüd on sellisesse, et teise rea, tõesti 2 meest teise rea peal. Kui te hakkate vaatama järgmist suudus, te vaatate kõrgusmubad läheb kergemaks. Oluliselt oli traktori rida, nad liiga suured, siis nad vahepeal.
Need on kohe 2 meetrit suuremad. Ja nüüd viimane rida on suurem. Meie kutsinda palju järgi tõis, aga keskast peab on maistada. Aga las ta olla küll. On ilus ainult ka asi, et nüüd on see, et seda tagumist osa tahab allapoole saada. Proovime. Põhiasi on ka see, et kui sa lähed, et siis ei komista. Päris jah, küüned taha nii. Jah. natuke välja. Ta ei pea olema päris piiri peal, sest sealt jookseb ka põhimõtteliselt enamasti. Et ta nagu jääb sisse poole. Vähemalt niimoodi ju ma olen eelmised kivid pannud. Siia peaks hoopis suurema kivi panna. Toppigi see sama. See ei lähe noppu. väike. Vaata ka see. Ei, see on liiga keeles. Paar senti tõsta. Ja ma löön ära seda kohe. See suur aam peaks minema. Kohe võtan. Pane peale, ma löön. Läheb kuus. See on nagu, jah, ta on nagu sest et need klassis segutsenud ka veel, et oma kord on Riskil kuradi paar labidat. Urmas, kus see loo? 2-3 päeva kütad, et soojaks saada. Nädal aega. Tekib üks toll nops, ma saab seda teist natuke muuta. Sellel ma saan kuidagi kokku keerata või midagi teha. Ega selle kohe sängitsen ära selle. Ja see peaks sobima küll. Mingi 5 senti edasi. Mina võtan seda. Ma olen täies ka. Kas ta paneb seda kivi ära siis? Ja. Mõned meistrid tahavad niimoodi, et tahab maakividest siia veel kuulda väikese ka sisse laduda. Karasemaks see võttes. See on varianti, kuidas võtta teha. Külli rohkem. See on nagu oluline nagu see käekiri muidugi. Et kui nagu terosin ja... See sobib. Kottamäel ja... Vajan see lisab üksuse.
Aga sa kolksutad enne ära või? Ei, siis kui paigas on, siis on lihtsam lüüa. Aga ma aitan sul siit tõsta kohe. Ära näppe vahel jätas. Ikka on vähe seda mõnti vist, ma teen selle nurgavärgi ära. Aavid võtsid voolu ära. No siin võiks seda. Nii. Jah, nüüd tuleb. Et mis segu meil praegu tuleb, et me panime lupja ja panime liiva. Lubiliiva segu, nii. Paneme tsementi juurde. No see nüüd vaat ei ole, jah, kas paned halli või valget, et siin taheti nagu heledat puudki, siis paneme valget tsementi. Seda sa paned juba palju vähem. No seda jah, aga põhimõtteliselt selle kornämbri kohta ikkagi, kuna siin on välitingimustes ikkagi täielikult looduse meelevalda, siis me paneme ikkagi ämbri täis. Sama palju kui lupja. Sama palju kui lupja, aga liiva lisati juurde. Koostus tuleb. Nüüd on 2. Seda saab nüüd liigutada. Tõstame seda edasi nüüd natukene. Anname selle siia. Sest see ei lähe siia. Sest siin tekib väga rumal kohta. Proovi jah, sealt poolt, jah. See olevat seda tahastada, siis tahaks teisi pidi panema. Aga see teine külg ei ole hea. Ja nüüd see läheb kõrvale kuskile, et selle saad näiteks, hiljem saad näiteks, kui on siin selline madalam koht, saad välisserva panema. Vaata see segu paksus, see oleneb ka tegelikult see, et mis värvi ta lõpuks, kui järgmine segu teha ja siin vuukida ja teha vedela, siis jääb hoopis teine toon, jääb eredam. Mida märjem see segu on, seda eredam toon tuleb. Mida kuivem, seda tumedam. Ja natukene puhtaks see äär, noh siit ei pea nagu, et see äär puhtaks lihtsalt, sest mina teen tavaliselt niimoodi, et ongi, kui ta siin nüüd natukene läheb, et siis ei hakkaks nagu nii väga meeletult nagu siluma, sest et sa määridki siis ära. Et aga kui ta läheb siin, ütleme, et niimoodi läheb peale, et siis ikkagi proovida need niimoodi vaikselt ära võtta. Ja seda nüüd mitte enam hakata puhastama, et lasta kuivab ära ja siis hiljem saab terasarjaga puhtaks. Et siin ongi ja ta vajus alla, kui sa nüüd tahad, et täielikult jah, et on. Vaata, siis on selline variant, et näed, et paned ära. Näed, niimoodi jah. Ütleme, et välisserva ja niimoodi, et siin võid teha niimoodi. Aga muidu siin iseenesest ta juba vajub nii palju ära ja ta, jah, ja siin jah, et näed, et tõmbad ära ja siis ongi see variant, et nagu siin see, vaata, see ongi nüüd, et kuidas kellelgi meeldib, et kas ta nüüd, ütleme, paneb siit täielikult niimoodi, et ühesõnaga, et oleks niimoodi täis. Nagu krohvitud. Jah, niimoodi täis. Või siis seal samas teine näiteks pooldab seda, et lasta siis jääda, et ja siit poolt, et nüüd ei tõmba siiapoole, aga siit poolt lähed sinnapoole.
ja noh, et kui tahad siledat pinda, siis jätadki ta niimoodi. Aga põhimõtteliselt nagu see asi peaks nagu olema mitte lohuga, vaid... Ja ta võib pigem natukene ikkagi lohuga olla. Nii, aga kuidas see vesi pärast selle sellepärast, et vaata, siis ongi see vesi, mis siit poolt näiteks, noh, et siin pool on näiteks madalam, et siis ta jooksebki nad siit, et siit ikkagi pigem. Mina teeks nad samale tasapinnale. Ja siis saad seguga saad ilusti õigele kõrgusele panna. Noh, selliseid väikseid tükke on jah, et seguga nagu jah. Aga näiteks, kas võib niimoodi, et teha seda harjaga, eks ole, ja pärast teha puugid veel eraldi? Jah, ei, võid küll. Kes sa nii täpse ka korda? Jüri tuleb. Selle nuki võiks ära lüüa, jah. No ja vaata, see on, kui sina lööb, kui ta läheb, siis ta läheb ja kui ta läheb üles. No nii, kurat, oleks või kaamel peale jäänud. Nii, mina võtan siit. Nii, kes nüüd? 1, 2, 3 ja läks! Oh! Keegi võib peale istuda, veel nii kerge on ju. Ja nüüd me läbi selle nurgaga. Mina lähen vastu kivi. Ma võin võtta siit, sa võid nüüd ära. Saame jah, et mis varbad alt ära, vaadata ja sätsida seda siis, et kuidas... Mina usaldaksin sind. Mina tooks ta veel siia poole. Siin on selles, et see üks pool on ikkagi nii palju paksem, sellepärast et on tundvalt tõuseb. Võte, kangiga tõstmisel jah, et ei ole mitte ei löö alla ja siis jääb tõstma. Pane lood peale, ma tõstan ta vastu kõrvusele. Et me ei saa teda jah, iga nurga pealt nagu vaadata, et ta ikkagi ongi loodus. Ja nüüd siis jah, et peame nüüd vaatama ette. Olla neid torust ei panda veel tänast ajal. Mis torusid? No need mündid ja torud ja pöördumine tulevikku. Mis asi on pöördumine tulevikku?